lilled ja liplikad. Saednikul viga elada. Jah. Väike linnud ja liplikad. Jaa. Heinamaan. Saigi, siis meil oli juba seda aiaosa oli ikkagi üks 6-7 aastat ennem tehtud, et sai nagu hobist siis kasvas väljagi töö. Ja nüüd on siis jah, olen 10 aastat siin seda väikest puukooli siin pidanud ja põhiliselt püsililli siis kasvatame. Just siukseid võib-olla natukene suurema ja jõulisema kasvulisi püsililli. Suured pinnad, siis need suured pinnad nõuavad ka selliseid natuke jõulisemaid ja suuremaid taimi ka. Meil kodus käivad lihtsalt kodus ostmas, käivad ekskursioonid kodus ja käime laatadel ka. Kõik variandid on käigus. Mitu laata aastas tuleb? Täpselt vist sama palju, kui on suvel nädalavahetusi, et ega meil jääb vist 2 nädalavahetust jääb vabaks. Me oleme Tallinna Botaanikaaeda tegema suurt näitust ja need lilled lähevadki nüüd sinna näituse jaoks lõikamegi neid lilli. Et meil on endal ju oluliselt suurem see floksikollektsioon, kui on Tallinna Botaanikaaedal. Me oleme aastaid käinud seda näitust tegemas, et see on meil nagu üks kõige selliseid toredamaid koostööprojekte just. Valge floks on ju see Lõuna-Eesti see pulmade klassika. Valget ja sellist, ütleme, hästi pehmet ja sellist kreemikat floksi viiakse tohutult pulmadesse. Tead, kuidas kirik lõhnab täitsa lõpp. Et see on niivõrd ilus. Et just see meie oma see taluaia klassika ja kirik ja selline, et sellised traditsioonid kõik koos, et ei tooda siukseid uhkeid väljamaa lilli, vaid tehakse selle oma kodumaise lillega.